See on autoprojekt 911 Hamlet ja mina olen Metsakutsu ja nagu te juba aru saate, siis seekordne episood tuleb natukene erilisem. Kuna mul avanes võimalus üks tore nädalavahetus veeta selle tegelasega siin ja kuna minu autoasjadega läheb nüüd natukene kauem aega, siis ma mõtlesin, et teen sellise väikse vaheepisoodi, kus ma siis räägin, mis seisus asjad autoga on, mis plaanis on, mis pooleli on ja mis edasi saab. Ja kuna mul avanes võimalus nädalavahetus selle tegelasega siin veeta, siis mõtlesin, et miks mitte need kaks asja omavahel kokku panna, et sõidame natukene Caimaniga ringi ja räägime natukene minu auto asjadest. Et kui te juhuslikult ei ole kõikide Porsche mudelitega nii tuttav, siis see tegelane siin on Porsche 718 Cayman GTS 2020 aasta variant. Minu arvates eelmiste Caymanite generatsioonidega võrreldes kõige ilusam, aga see on puhas minu isiklik arvamus. Loomulikult see stiliseering, mis sellel konkreetsel autol on, et ta on tumehalli värvi ja mustade velgedega, et see on nagu väga minu maitse, et kõik Porsched, mis on tumehalli värvi ja millel mustad väljad all, võite minu juurde ära tuua. Disaini mõttes minu arvates siit külje alt on ta nagu kõige ilusam, et see küljejoon ja selline agressiivne ettepoole natukene look on minu meelest mega äge. Ja no tagant ka tegelikult Caymanid on minu arvates algusest peale tagant väga head välja näinud, aga see uus generatsioon on, mis uus, ütleme kõige viimane generatsioon on minu meelest ikkagi kõige õnnestunum nendest. Tal on siin see tiib ka taga, et see tuleb siis kiiremini sõites automaatselt välja, väga Porsche. Et tal on muidugi nupp ka sees, millega saab selle tiiva niisama ka välja lasta ja Rimi parklas fleksida. Aga no see, et ta see tsentral välja lase, no see on ka muidugi, siit ei ole väga hästi näha, aga põhimõtteliselt, et tal on need torud siin keskel on ju. Et see tsentraalsus, mis siit tagant nagu ka on, et minu arvates mega äge. GTS. Aga oma olemust muidugi ta on üsna väike auto, et ta on ju kahekohaline, on ju, et täielik puhas sportpill, midagi funktsionaalset siin küll ei ole mõtet loota. Et kaks istet on sees, ei tea, kas on näha ka, enam on. Taga on lihtsalt siuke area, kuhu saad põhimõtteliselt oma nokkamütsi panna. Seest on ta väga alcantarane, et jälle väga minu maitse. Et kui on auto sees palju alcantarat kasutatud, siis see minu arust muudab kogu selle interiööri selliseks hästi nagu selliseks matiks või kuidagi, et mulle nagu väga meeldib. Ja noh, üldse siin on seest on ta väga mõnus, et isegi selliseks plastikosad on just ära kaetud ja õmblused jooksevad igalt poolt. Ja et igati mõnus. Oota, kui me nüüd räägime ikkagi ruumikusest, siis tegelikult on see Cayman GTS ju ruumikam kui minu auto näiteks. Et kuna tal on mootor keskel, mitte ees ega taga, siis kõigepealt ühesõnaga see esimene space on üldse juba suurem kui minu 996 oma, see on sügavam ja minu arvates ka suurem. Aga kuna tal on mootor keskel, siis see tähendab seda, et tal on ju ka taga ruumi. Nii et kui on vaja suurt ja ruumikat pereautot, siis soovitan Cayman GTS-i. Ja tegelikult ka see on nagu jumala lahe, et siin taga on ka ruumi. Aga noh, istmeid on kaks tükina. Et ühesõnaga selline ta on. 718 Cayman GTS. Ma nüüd läheme teeme väiks tiiru ka. Ma siin nüüd kaua väljast ikka passin. Oppa, nii. Läheme teeme väiks tiirune. Mis siin ikka?
Nii, aga mis seis minu enda autoga on? Lühidalt kokkuvõttes auto sõidab, kõik on hästi. Viimastest uuendustest siis nii palju, et katusluuk sai korda lõplikult, läks lõppkokkuvõttes päris kalliks, 3500 pluss eurot, aga nüüd töötab ja põhimõtteliselt on täiesti uus katuseluuk. Selles mõttes, et kõik elemendid said nagu ära vahetatud raamist, mootori ja mis muude detailideni. Lisaks sellele siis lasin oma autole peale panna püsikiirushoidja. Kuidagi sükka asi minu arust, mida on vaja, kui tahad autoga mingi roadtrippe teha ja ringi sõita, et kuidagi on parem kui püsikiirushoidja peal. Ja uurisin esindusest ja sain teada, et 996-le on täiesti võimalik originaal püsikiirushoidjad peale panna ja tellisin ära ja panime külge. 500 eurot pluss ka käibemaks. Ja korras, originaal püsikiirushoidja lisana täiesti olemas. Lisaks siis mingid pisikesed asjad, nipet-näpet, seal sai nokitud veel, tellisin ära endale kapoti amordid, sellepärast, et sain 3 korda kapotiga vastu pead ja tuli välja, et üks amort on natukene vedel. Ja mingi asi oli veel, mis ma tellisin. Mis on mäletagi, kapoti amordid ja võti läks katki. Oi, napikas. Võti läks katki, vahetasin patareid võtmel ja läks katki ja enam kesklukku ja immot maha võtta ei saa. Et oli vaja tellida uus võti, et saaks kesklukku korda. 180 eurot. Ja nüüd siis järgmised asjad, mis autoga ette võetud saavad, on väljed, SP Studio, Penu juba teab, ma tulen ukse taha kraapima, väljed on vaja korda teha ja väljed on vaja natukene, ühesõnaga üks mõte on nende välgedega. Ja loomulikult siis palju kõneainet, Instagramis palju kõneainet pakkunud kiletamine. Et on plaanis ikkagi mul auto ära kiletada, kas või lihtsalt 9 aastaks, et oleks kogu see autoprojekti aeg, millal ma teda ehitan ja millal ma teda YouTube'is kajastan, et oleks natukene mingisugune, ma ei tea, kleit oleks seljas ühesõnaga, et ei oleks kodudressides. Paneme kile peale. Kile osas rääkisin Pro Polishiga ja ilmselt teeme siis nendega seda koostööd, et sõidan autoga Tartusse ja paneme kile peale. Ja ega rohkem nagu polegi midagi, et kui saab auto välimuselt ka selliseks, nagu ma algusest peale olen ette kujutanud, et ta võiks olla, siis saabki autoprojekt 911 Hamletile väikse sellise joone nagu alla tõmmata. Ühesõnaga, nagu näete, siis töö käib, midagi eris kummalist hetkel filmida ei ole, nii et järgmiste episoodidega läheb natuke aega. Aga siin on mingi hea koht pildistamiseks. Aga Kaimani sõiduelamustest ei rääkinudki mitte midagi. Väga mõnus, mis ma oskan öelda. See keskmootor on ülihea, nagu kohe saad aru, et auto on megabalansis siin kurvides kuidagi, põhjust nagu kardiga sõidad, aga lihtsalt nagu 10 korda ägedama kardiga. Aga ühesõnaga, tänks, et vaatasite, ma teen siin Kaimanis paar pilti ja loodetavasti siis üsna varsti saab juba näidata lõpptulemust sellele 911 Hamlet autoprojektile. Kui see tuleb natukenegi midagi sellist, nagu ma oma peas ette kujutan, siis see tuleb üks äge auto, vähemalt minu jaoks äge auto. Tänks, et vaatasite ja järgmise korrani.